Tervist! Kui otsida vastust küsimusele, kas kohvi joomine on tervisele kasulik, siis on vastus ühene ja absoluutselt selge. Jah, on küll. Selle kinnituseks on meil väga palju väga heal tasemel uuringuid ja näiteks selles toredas ja asjalikus metaanalüüside teaduslikus ülevaates leiti väga suure koguse varasemate uuringute andmeid kokku lüües, et regulaarne kohvi joomine vähendab, kui me võrdleme neid inimesi, kes ei tarvita üldse kohvi, nendega, kes tarvitavad kuni 4 tassi kohvi päevas, mis andis kõige suurema terviseplussi, põhjuste üles surmariski 17%, südamehaigustega seotud surmariski 19%, südamehaiguste riski 15%, vähkkasvajate riski 18%, teise tüüpi diabeedi riski 30% ja Parkinsoni tõve riski 36%. Sageli räägitakse, et kohvi joomine võib muuta su luud hapraks ja soodustada osteoporoosi teket, aga tegelikult on seis vastupidine ja selle kinnituseks on mul hea tuua esile see suhteliselt värske metaanalüüs, mis näitas veenvalt, et kohvi joomine hoopis vähendab osteoporoosi riski ja ikka kohe päris korralikult vähendab. Aga ma ei taha tegelikult täna rääkida üldse mitte nendest uuringutest, ja ma ei taha rääkida üldiselt sellest, et kohvi joomine on tervisele kahjulik, mida me ikka teame, vaid ma tahan rääkida hoopis sellest teadustööst, millega uuriti, kas tervise plusside osas on vahet, millal sa kohvi jood. Kui sa jood kohvi, siis soovitan ma sul kindlasti see video lõpuni vaadata, sellepärast, et siin on nii mõndagi uut ja huvitavat ja see võib muuta natukene ka sinu kohvi joomise harjumisi. Uuringus vaadeldi enam kui 40 000 inimese kohvi joomise harjumusi ja võrreldi neid nende tervise näitajatega. Ja kohvi joomisele määrati 3 erinevat perioodi. Esiteks hommik ehk kuni kella 4 öösel kuni 12 päeval. Seejärel lõuna ehk siis 12 kuni 17 ja lõpuks õhtu ehk siis 17 kuni 4 öösel. Ja vaadeldi, kuidas mõjutab põhjuste üles enneaegse surmariski see, kui sa jood kohvi peamiselt hommikul või suvalisel ajal päeva jooksul. Ja võrreldi seda siis loomulikult inimestega, kes üldse kohvi ei joo. Tulemused on kenasti kokku võetud selles tabelis ja kuigi sa ei näe siin tavaomaseid protsente, ja siin on palju numbreid, mis võivad sind ehmatada ja segadusse ajada, siis rahu, ainult rahu, kohe ma seletan kõik lahti. Esimeses veerus on meil märgitud päevas tarbitavate kohvitasside arv ja see arv kenasti ka visuaalselt välja toodud. Selguse huvides peab ära märkima, et uuringus määratakse tassi mahuks 8 untsi ehk 236,6 milliliitrit, mis on rohkem, kui mahub kohvi tavalisse kohvitassi, aga vähem kui mahub kohvi keskmisesse kruusi. Teises veerus on meil enneaegse põhjuste ülese surma suhteline risk juhul, kui katses osalenud inimene jõi oma kohvi koguse ära peamiselt hommikul ja vaid harva päeva teises pooles. Ning kolmandas veerus sama risk juhul, kui uuritud inimene jõi oma päevase kohvi koguse ära suvalisel ajal kogu päeva jooksul kaasa arvatud näiteks hilja õhtul. Ja teises ja kolmandas veerus on info mõttes 2 olulist näitajat. Esiteks need numbrid näiteks 0.85, 0.84 ja 0.71 ja nii edasi näitavad suhtelist riski. Ja nende mõistmiseks on lihtne reegel, kui miski antud juhul teatud ajal kohvi joomine vähendab teatud riske, antud juhul siis põhjuste ülese enneaegse surmariski, siis on see number 1 madalam. Kui see ei oma mitte mingisugust mõju, siis on see 1 ja kui see tõstab riski, siis on see 1 suurem. Kui sa tahad teada, milline on riski vähenemine protsentides, siis võtad sa lähtepunktiks 1,00 ehk siis näiteks 0.85 annab meile suhtelise riski vähenemise 15% ja 0,84 suhtelise riski vähenemise 16%. Ja nagu me näeme, vähendab põhjuste ülest enneaegse surmariski igasugune kohvi tarbimine ja igasugusel ajal. Aga suhtelisest riskist rääkides enim ehk -29%
alandab see riski juhul, kui sa tarvitad kohvi ainult hommikul ja 2–3 tassi. Ja ka üldiselt on igasuguse koguse juures positiivne mõju suurem ja mõnel juhul oluliselt suurem, kui sa jood kohvi ainult päeva esimeses pooles. Teine oluline parameeter, mida antud tabelis peab vaatama, on sulgudes asuvad vahemikud, mida nimetatakse usaldusvahemikuks ja mis tähendavad, et antud teadustöö teinud uurijad on 95% kindlad, et tegelik väärtus jääb nende kahe näitaja vahele. Mõnes mõttes on usaldusvahemiku vaatamine nii-öelda statistiline next level ja kui sa tarvitad oma kohvi koguse peamiselt ära päeva esimeses pooles, siis teevad need usaldusvahemikud sulle kindlasti rõõmu, sest uuringu teinud teadlased ei näe ka oma kõige mustemates stsenaariumites ette, et kohvi joomine võiks sulle negatiivselt mõjuda. Ja see 0,01% tõus kuni 1 tassi kohvi puhul hommikul on tegelikult sisuliselt olematu ja peegeldab ilmselt ka rohkem kohvi mitte joomist. Kui me aga vaatame usaldusvahemikku nende inimeste puhul, kes joovad kohvi kogu päeva jooksul, kaasa arvatud õhtul, siis tegelikult olukord nii roosiline ei ole, sest uurijad peavad näiteks võimalikuks, et teatud inimestel ja kõige mustema prognoosi kohaselt võib näiteks 2–3 tassi kohvi päevas, mida juuakse suvalisel ajal, kaasa arvatud õhtul, põhjuste ülest surmariski koguni tõsta ja seda koguni 22%, kuigi keskmiselt ja keskmisel inimesel see vähendab riski 1% võrra. Eraldi võetuna on uuringus vaadeldud ka, kuidas mõjutab kohvi joomine hommikul ja kogu päeva jooksul südamehaiguste riski ja vähiriski. Ja siin me näeme samuti, et suhteline risk on kohvi ainult hommikul juues oluliselt madalam, ja kogu päeva jooksul kohvi juues võib vähirisk isegi olla pisut kõrgem, kuigi tegemist on nii väikese tõusuga, et sellepärast ei peaks tegelikult oluliselt muretsema. Igal juhul on tegemist äärmiselt huvitavate leidudega ja minu jaoks on isiklikult kõige olulisem küsimus see, miks ikkagi õhtune kohvi joomine nii nõrgalt esineb. Kui ma peaksin ilma uuringut tähelepanelikult läbi lugemata puusalt tulistama, siis ma ütleksin, et põhjuseks on kohvis leiduv kofeiin, sest selle poolestusaeg ehk siis aeg pärast tarbimist, kui pool esialgsest kogusest on ikka veel su organismis, on väga pikk, täiskasvanud inimesel keskmiselt 3–5 tundi, mistõttu su ööune pikkus väheneb, aga selles tabelis on juba lühenenud uneaeg ja probleemid magama jäämisel arvesse võetud, nii et see seos neid leide tegelikult ei selgita. Ja uuringude autorid toovad ise välja 2 võimalikku põhjust, miks kohvi tarbimine päeva esimeses pooles on tervisele nii palju kasulikum, kui selle tarvitamine kogu päeva vältel ja kaasa arvatud õhtul. Esiteks selgitavad nad, et kohvi joomine pärast lõunal või õhtul võib häirida inimese organismi normaalset ööpäeva rütmi. Ja muuhulgas me teame, et rohke kohvi tarbimine õhtul võib vähendada oluliselt antud teemal olulise hormooni melatoniini taset. Uuringu autorid seda välja ei too, aga minu jaoks näitab see siiski kohvis leiduva kofeiini seost unega, ent mitte une pikkuse, mida võeti ju analüüsis arvesse, vaid une kvaliteediga. Kuna me teame tänapäeval üsna hästi, et melatoniini tase on seotud erinevate unefaaside esinemise ja pikkusega. Ja kui sa ei saa regulaarselt normaalses koguses süvaund, siis hakkab see viimaks mitmel moel tervisele ja sageli isegi rohkem kui lihtsalt lühike uneaeg. Teiseks toovad uurijad välja, et suur osa kohvi positiivsetest tervisemõjudest saavutatakse selles sisalduvate bioaktiivsete ainete põletiku vastase toime kaudu. Ja kuna põletikuga seotud tsütokiinid ja markerid on reeglina hommikul kõrgemad, siis on hommikusse koondunud kohvi tarbimise positiivne tervisemõju suurem. Me teame, et kohvis ja sealhulgas muidega kofeiinivabas kohvis on hulganisti bioaktiivseid ühendeid,
mis vähendavad suuremal või vähemal määral oksüdatiivseid ja põletikulisi protsesse ja millel on muide isegi vähivastane toime, ennekõike ja kõige selgemalt, kui me teadusuuringuid vaatame, maksavähi puhul. Nii et põhimõtteliselt olen ma selle arvamusega nõus, aga ma arvan, et hommiku-õhtu tarbimise skaalal on sellel kindlasti natukene väiksem mõju. Ja kokkuvõtteks, kui sa oled kohvisõber ja üldiselt tasub olla kohvisõber, siis on täna tutvustatud uuringu valguses mõistlik koondada oma kohvi tarbimine päeva esimesse poolde. Ja maksimaalse kasu saamiseks võiksid piirduda 2 kuni maksimaalselt 3 või 4 keskmise tassiga päevas. Mina ise jälgin seda, et ma lõpetaksin kohvi joomise kell 12 päeval ja ma joon väga palju kohvi, ilmselt isegi üle selle piiri, mida ma ütlesin. Ja alati see 12 aeg ei õnnestu, aga mõnikord mul õnnestub niimoodi, et ma siristan viimase tassi veel 1 minut ennem kella 12 endale ära ja siis on nagu linnuke kirjas. Üks asi veel. See kellaajaline soovitus kehtib ka juhul, kui sa tarvitad kofeiini, kas siis kohvi näol või toidulisandina näiteks pre-workouti koostises enne lihastreeningut jõusaalis. Mis on mõistlik? Aga erinevatel põhjustel ei ole see mõistlik juhul, kui sa käid jõusaalis pärastlõunal või eriti õhtul. Jõusaalis näeme!